andmete kogumine ehk siis meetodi rakendamine võiks olla sinu töö kõige põnevam osa. Arvesta sellega, et enamasti võtab seega kõige rohkem aega. Andmete kogumise kohta tuleb sul kirjutada oma töö kõige olulisemad peatükid, metoodika ja tulemused. See saab olema lihtne, kui sa juba andmete kogumise ajal täpselt kirja paned, kuidas sa uurimust läbi viid. Näiteks, kui sa uurisid munakoorte keemilist koostist, siis kirjutagi, et purustasid munakoori ja panid karbonaadi soolad reageerima tugeva happega. Vaja on märkida, mitme munaga sa katseid tegid ja kust need munad pärit olid. Mida täpsem sa oled, seda parem. Seejuures on oluline kirjeldada seda, mida uurid, mitte aga rõhutada seda, et just sina seda teed. Metoodika peatükile järgnevad uurimistöös tulemused. See on koht, kus näita, mida sa oma mõõtmiste ja uurimisega välja selgitasid. Iga viimast kui vastust ja numbrit siia kirja panna pole mõtet. Selle asemel tuleks sul saadud andmeid süstematiseerida ja grupeerida. Sinu ülesanne on välja tuua üldist pilti. Selleks võib abi olla joonistest, graafikutest, tabelitest ja diagrammidest. Lihtsalt ilu pärast pilte joonistada pole mõtet. Iga asi, mida töösse paned, peaks midagi lugejale ütlema. Selleks jälgige seda, et igal tabelil oleks pealkiri ja igal joonisele allkiri, mis joonise sisu selgitab. Tabelite juures vaata, et kasutad vaid üht keelt korraga ja et tekstid on loetavad ka ilma prillideta, et graafiku teljed on tähistatud ja et joonistel on võimalik värve üksteisest eristada. Peaasi on see, et inimene, kes su tööd loeb, näeks seal sama, mida sinagi. Tulemuste järel kirjutatakse uurimistöö viimane suurem peatükk. Seda nimetatakse aruteluks või järeldusteks. See on see koht, kus sa peaksid lagedale tulema oma isiklike mõtetega. Näiteks, kui sa said teada, et enamusel sinu kooli õpilastel on nutitelefonid, siis võid sellest järeldada, et nutitelefone peetakse tähtsateks ja et need pole liiga kallid. Teiselt poolt, sa peaksid jääma 2 jalaga maa peale. Näiteks, kui sa uurisid ainult oma klassi õpilasi, siis ei ole mõistlik teha järeldusi kõigi Eesti või terve maailma inimeste kohta. Arutelu peatükis peaksid analüüsima, kuidas lähevad kokku andmed, mida kogusid sina ja mida lugesid mujalt. Kirjuta, kas said teada, mida teada tahtsid. Oli sul hüpotees, siis kirjuta, kas see vastas tõele. Ära heida meelt, kui kõik ei lähe nii, nagu lootsid. See just teebki uurimistöö põnevaks, et sa täpselt ei tea, mis sind ees ootab. Võib-olla avastasid midagi, mida sa ei oodanudki.